head kuulajad, käes on Geeniuse digisaate aeg 31. märtsil. Meil on kvartali kõige viimane digisaade ja siin on Glen Pilvre, Meelis Väljamäe, Hans Lõugas ja räägime ikkagi sellest, mida meile tehnoloogia uudistest on viimasest nädalast jäänud kõrva ja meelde ja silma. Tänases saates peamine teema. Sõitsime või õigemini istusime ise ühe uue sõiduki sadulasse ja sõitsime sellega Tallinnas ringi, mis on ajanud punaseks inimestel harjad. Ja räägime veel juttu, mis on Samsungi maailm, mida seal näha saab ja mida näha ei saa. Ja siis on meile laekunud põnevaid kirju teilt, kus me lahkame teravaid küsimusi, kuidas saada tehnikat endale veel odavamalt, mis teeb sama töö ära, mis kallis tehnika. No nii, alustame kevade kuulutamise põhilistest märkidest. Need märgid on Tallinna linnas väljas. Need märgid on tänavanurkadele parvedesse kogunevad rohelised boltitõuksid, sini-punakirju tuuletõuksid ja nüüd sel aastal on veel üks uus kevade kuulutaja saabunud kergliikurite maailma. Nimelt on siis Tallinnas mingisuguse Läti firma, see nimi pole mulle veel meelde jäänud, vabandan Läti vabariigi ees. Ride. No see ei ole regionaalne nimi, nagu sa Ride. Ride Mobility. Ride Mobility Läti ettevõtte siis kergliikurid, mille all on 2 ratast. Kirgliikurid. Mitte kergliikurid. Sul on suur kirg nende vastu, et sa nendega liikuda. Ja kindlasti, kes Tallinnas on liikunud, on neid juba näinud, kes on olnud viimase nädala elanud kivi all või lihtsalt pole Tallinna sattunud, ei tea võib-olla millest juttu on. Egu on siis selliste samasuguste teenusega, kus sa võtad tänavanurgalt sõiduki, sõidad sellega ja siis pargid tänavanurgale ja maksad minuti põhiselt. Ja see näeb välja kõik 2 ratast, lenks, elektrimootor, aga mitte siis seal peal ei seista, vaid istutakse. No see on minu selline kõrvalpilgu kokkuvõte. Tegelikult, Glen, sina oled nüüd oma istmiku sinna masina peale toetanud, sa oled ka ringi sõitnud, nii et me saame sind nüüd pinnida sellisest esmakogemusest ka, et kuidas siis sellega sõita on? Võib-olla isegi see küsimus... Kõige tähtsam küsimus. Ma ei tea, kas see on kõige tähtsam küsimus, et kui sa niimoodi küsid, siis sõita on täitsa tore tegelikult. Ma tegelikult just tahaks alustada sellest, et me võime arutada liiklusest ja kõigest muust, aga ma lugesin, kui nad tulid Tallinnasse, siis lubas teenusepakkujad, sellel sõidukil on palju suuremad rattad, kui näiteks tõukerattal. Mis on ju tõsi. On. Ja see peaks tegema mugavamaks näiteks mingisugustest tänavaaukudest, kividest ülesõitmine ja väiksem risk kukkuda. Et kas nagu sõidukina on see siis tõesti mõistlikum kui see nii-öelda tõukeratas? Jaa, selles mõttes ei ole Ride Mobility üldse valetanud, et need sõidukid, muide, sinnani me jõuame ilmselt hiljem väga siis kirglikult, et tegelikult nad ei ole muide kirgliikurid, et nad on pisimopeedid, see on väga oluline tähelepanek. Aga sõidu mõttes on nad tegelikult üllatavad head, ma ütleks, võib-olla nad on praegu uued, aga nad on pehme sadulaga, nad on amortidega, mõlemal teljel, mõlemal jooksul. Et nendega sõit on isegi kuskil metsa all täitsa mugav, üllatavalt mugav. Aga ta on olemuslikult mingi naljakas aparaat, sest et tal on vändad ka muide, pedaalid. Mis need vändad on? Et sa saad väntadega teed. Sa saad vändata, sa saad sõita nagu pisike sellise tsirkuse rattaga. Ilmselt piisavalt raske masin, et ega sellele vist see väntamine pole kerge. Ta on nii, et ma proovisin ka vändata, jah, kaal peaks teil olema seal kusagil mingi 50 kilogrammi kandis, ma täpselt ei kaalunud, aga liiga kerge ei ole jah, aga vändates loomulikult sa ei saa edasi väga ruttu, et ütleme sellise heal juhul jalakäija kiirusega saad ka edasi vändata. Aga sellel on mingi piiraja, et kui sa sõida elektrimootori jõul ja väntad, siis nii-öelda sest kasu ei tule või? No ei proovinud jah, sest siis ilmselt see väntamise kiirus jääb juba selliseks, et sa peaksid seal nagu nii väntama, et sul jalgu enam näha pole, et see ülekanne on väga aeglane. Mis selle vända mõte siis on? Vaat seda ma tõesti, seal peab küsimus jääma vastuse võlgu. Ma muide suhtlesin ka Ride'i kliendi toega päris pikalt, aga sinna me jõuame ka võib-olla hiljem, eks seal just liikuri klasside ja selle osa üle ja ma pean muide nende kliendi toe kiituseks ütlema, et jah, ma ei küsinud tõesti nende käest, et miks teil on sellel kirgliikuril on vändad, aga nad vastasid veel üks plusspunkt lisaks mugavusele.
nad vastasid mulle üllatavalt ruttu, võib-olla vastas seal mingisugune bot, aga ta tegi seda väga viisakalt, väga ruttu. ja noh, tuues siin paralleeli rohelise sõidukiga, kelle klienditeenindus ei vastanud mulle vist, nad polegi kunagi vastanud, ehk et ma küsisin neilt viimati midagi 3 aastat tagasi, aga sinna see ka jäi. nii et selles mõttes Ride ikkagi tegeles, võib-olla see on alguse asi, aga see oli väga äge, et ma ei kiusanud neid alguses üldse nagu nii-öelda nagu ajakirjanik, vaid nagu täitsa tavaline inimene, kellel on küsimused. ja kirjutasin neile hilja õhtul ja järgmisel hommikul pära oli mul vastus ja vastasin sellele uue küsimusega ja ühesõnaga nad vastasid mulle kogu aeg, et selle koha pealt tahan öelda kiitused, kui mingi jama on, saate nendega suhelda. aga jah, sõidus on ta siis selline liikur, mis nagu ma ütlesin, on väga mugav ja sõidab väga aeglaselt. ehk et tegelikult nende kiirus on siis ametlikult piiratud 25 kilomeetriga tunnis. Tegelikkuses jääb see umbes 20 kanti, natuke rohkem, ütleme nende see spidomeeter seal valetab 1-2 kilomeetrit, näitas selline krapsakamal eksemplaril näitas 23 ja vähem krapsakal näitas umbes 22. ja no sõitsin sellega üles ka siis Nõmme mäest, mis on selline hea test Tallinnas, et Nõmme mäest sain üles kiirusega 18 kilomeetrit tunnis ja alla tulles kiirus isegi läks seal vaata, et ligi 30 kanti. Kui sa sõitsid, kas su läheduses oli mõni Bolti tõukerattur, et kas sa nendest saad mööda minna selle 20-ga või mul on meelest läinud, kui kiiresti Bolt sõidab? 25 jah, pigem ei saa. Mul ei ole kahjuks õnneks Bolti äppi ja ma üldse tahaks, et neid siin meil ei oleks. Ma ei ole nendega sellises kontekstis väga ise sõitnud, aga ma mäletan eelmisel aastal küll tõuksi testis olid ka Bolt ja oli ka Tuul ja siis me võtsime seal kepsuga mingisuguseid andmeid ja kiiruseid ja pidurdasime ja võite selle testi üles otsida, see oli päris huvitav, käisime Lauluväljaku mäel neid piinamas. Nii et ja ma arvan, et Bolt on tegelikult kiirem, et ta on tõesti aeglane, et jah, ma nagu üllatusin, et ta võiks olla ikkagi see 25 võiks ju siis sealt tulla kätte, aga seda sealt kindlasti ei tule. Ja noh, see eksemplar või paar tükki, millega ma siis proovisin sõita, noh akud ei olnud ka päris pilgeni täis, ütleme seal oli selline 2/3 akut, siis ta näitas, et ulatus on mingi 30 kilomeetrit. No kui ma Nõmme Mäkke jõudsin, oli sellest ulatusest siis järgi umbes 10 kilomeetrit. Nii et noh, akut läheb üksjagu palju. Ei tea, kui palju siis nendega päriselt saab sõita, aga noh, võib-olla sihuke reaalsuses 30-40 kilomeetrit äkki siis saabki sõita, mine see tea. Kui veel sõidust rääkida, kas no ma ikkagi nagu midagi teeb koomiliseks see, kui inimene istub seal, sest et kui sa istud jalgratta seljas, see on muidugi hästi loomulik. Kui sa seisad tõukeratta peal, see on hästi loomulik. Aga siis, kui pannakse, noh mõned olete need ka on ju ka elektrilisi tõukerattaid sadulaga, mis näeb väga koomiline välja. No, see on väga koomiline. Ja vist sellepärast, et ta nagu klassifitseerub pisimopeediks, aga ta näeb välja nagu ikkagi tõukeratt. Sõiduk ei näe nii väga koomiline, meil ta on ju ikka pisikene mootorrattakene või kuidas siis öelda, selline elektrimopeed nagu ta on, et igal juhul on ta ka palju mugavam sõita kindlasti kui tõuksiga ja see vastab ka tõele, et need rattad on suured ja kõnniteed või muud äärekivid või igasugused ootamatused kahtlemata ei vii sind kohe pikali asendisse, et noh, iga kell on ta nagu äge ja hinnastamise mõttes ma sain aru, et täna vist tõuks on isegi juba kallimad. Mul ei ole üldse mul pole üldse renditõuksi kogemus Tallinnas. Et räägiti, et Bolt vist peaks maksma lausa 0,24 eurot ehk 24 senti minut, et hetkel siis need punased rattad on 22 senti minut. Mingit sõidu alustustasu seal justkui ei paistnud olevat. Alguses saad seal 2 eurot eest mingeid boonuseid, kui äppi tõmbad, saad siis sõbrale jagada seda, saad mingi koodi, sõber saab 2 euro eest sõita, sina saad ka 2 euro eest sõita. Et see pool toimib väga hästi, seal on need piirkonnad kõik näha, kuhu need jätta. Väga kummaliselt on need, ma ei tea, võib-olla see tõukstel samamoodi jälle, et need nii-öelda parkimisalad või siis ütleme kohad, kuhu jätta, mis on roheliseks tehtud. Et need kipuvad olema nagu teede ääred, mitte siis sisekvartalid. Et kui ma siin Mustamäe ja Nõmme kandis ringi taga purasin, siis põhimõtteliselt ma saan teede äärde jätta, aga ma näiteks ei saa sõita kusagile stiilis koduukse ette. Kui ma elan näiteks kuskil siin sisekvartalis, siis ma ei saa nagu koduni sõita, ma pean jätma ta siis sinna kusagile tee äärde. Ma ei tea, võib-olla on see tõuksidega samamoodi, sest tõesti ma hakkan praegu mõtlema, et ma neid võib-olla igast pargiservas neid rohelisi tõukse ka nagu ei näe. Aga muidu see sõidu ulatus on enam-vähem mis Tallinn, et kusagil seal Tallinnast välja minnes olid veel sellised kitsamad tee ääred olid, aga näiteks kui ma tahaksin sõita siin, ilusad rattateed lähevad ka sinna Kiisa poole ja Kohila poole, et seal Männiku kandis sai see ala ikkagi läbi, nii et ma vist nagu eeldan, et see ei ole vist päris hea toon hakata sinna sõitma, aga samas kui ma nagu tagasi jõuan, ma ei tea, miks mitte ja kui aku saab tühjaks, ma saan ju alati vändata.
nii et ma ei oska nagu seda poolt kuidagi kommenteerida. Aga noh, muidugi nüüd, kui siit sõidust juba tegelikult libisedagi ikkagi üle sinna, mis teeb selle asja natuke selliseks kummaliseks, ongi see, et noh, ta ei ole jah nagu päris tõuks, et ta on nagu sihuke väikest sorti, ma ei tea, kas mootorratas või jalgratas. Aga ta oma olemuselt on nagu väga jalgrattalik, sest tal puuduvad igasugused asjad, mis on mootorratastel ehk siis peeglid, suunatuled. Et selliseid komponente tal ei ole ka telefoni hoidikut peal, tundub sihuke suhteliselt tugev tükk. Seda enam tekitab minu jaoks nagu hämmastust see, et kuidas on võimalik, et selline asi lubatakse ja kästakse meil sellega sõita sõiduteel, eks ole, mis on nagu õnnetus hüüdmast tulles, eks ole, kui mina olen autojuht, ma väga kardaks neid sõiduteel olevaid ilma peegliteta aegsa sõitvaid asju. See on jah selline, meie saate autotunni rubriik peaks nüüd algab, et see on täpselt see koht, miks ma ka natuke seda Raidi klienditeenindust siis piinasin. Ehk et just seesama segadus nende kategooriate üle, ehk et tegelikult EU reeglistik liigitub nagu tüübikinnituse põhjal või liigitab põhimõtteliselt sõidukeid siis kas kergliikuriteks või mopeedideks. Aga siis sellise täiendava kategooriana, mida selles ametlikus tüübikinnituse reeglistikus mina ei suutnud leida, et seda oleks, on siis selline kummaline mõiste nagu light mopeed, mida Eestis tuntakse kui pisimopeedi. Ja see pisimopeed on nüüd selline hästi naljakas kategooria, millel on siis kergliikurite piirangud peaaegu kõiges, mis puudutavad võimsust ja kiirust, ehk et kuni 25 kilomeetrit tunnis ja võimsus ei tohi olla üle kilovatti. Ja sõidu, see kus ta siis sõita tohib, et kui kergliikur tohib sõita põhimõtteliselt igal pool, ka seal, kus tohib siis sõita jalgratas. Et selle vahega veel, et kui jalgratas tegelikult meil muide, see on ka huvitav klausel, et jalgratas tegelikult meil ei tohi sõita kõnniteel, kui sa saad sõita autoteel, aga jalgratta puhul on natuke selline pehmendav asjaolu, et kui sa ei saa parajasti autoteele sõita, siis sa võid ka kõnniteel sõita ja sest keegi otseselt näpuga nüüd järgi ei aja, kui hästi sa seal autoteel parajasti sõita said või mitte, et me oleme tavaliselt kõik harjunud, et jalgrattaga võime ju sõita nagu sisuliselt igal pool. Ja kergliikuriga on põhimõtteliselt ka sama lugu, et keegi ei keela siis sõitmaks kergliikuriga kõnniteel. Aga see pisimopeed, mis siis oma kiiruselt ja kõigelt on ka kergliikur, pisimopeed siis tohib sõita igal pool välja arvatud, igal pool tähendab siis loomulikult sõiduteel, tohib sõita ka jalgrattarajal, jalgrattateel, et siin on oluline täpsustus. Ja, et see jalgrattarajad ja teed muide kõik, kus on siis vähegi jalgrattamärk, olgu see siis üksikult või koos jalakäijaga kvalifitseeruvad. Selles mõttes, et kui te vähegi näete seda märki, et kusagil on näiteks jalgratas ja jalakäija koos, vaat seal tohib ka selle pisimopeediga sõita, aga seal ei tohi sõita siis nagu selle päris mopeediga, selle nagu tüübi kinnitatud mopeediga ei tohi nüüd seal sõita. Ehk et pisimopeed saab nagu selle eelise, et ta võib siis sõita selle nii-öelda segarajal, kus on see jalgratta tähistus. Ja seal tavaline mopeed siis ei tohi sõita, pisimopeed võib sõita, aga pisimopeed ei tohi siis sõita sellel nii-öelda kõnniteel või sellel teel, kus puudub igasugune jalgratta märgistus eraldi. Neid teid on meil kesklinnas küll ja veel, selle koha peal siis ongi see nagu totrus siis meie just nimelt Eesti kontekstis, et Lätis ja Leedus võib. Et Lätis ja Leedus seadused lubavad pisimopeedil vajadusel minna ka kõnniteele, täpselt nagu jalgrattalgi. Ehk et olen saanud vähemalt mina nii aru, et seal siis kohandub pisimopeed täpselt jalgrattareeglite järgi nagu meilgi, et inimene võib ise valida, et kui ikka surmasaamise oht on reaalne, siis ta läheb sellega kõnniteele ja ta ei riku seadust. Meil nii ei ole. Ja nüüd ongi siis see koht, kus on nagu mõnes mõttes siuke tragikoomiline olukord, sest see sõiduk ise absoluutselt ei ole mõeldud sõiduteele. Sest et tal puuduvad, nagu ma ütlesin, peeglid ja suunatuled, suunatuli selleks, seda ei näita meil autojuhid ka enamasti, kes on ilmselt juba väga harjunud, kui nad istuks ka sellise ratta otsa, aga peegel, eriti vasakpoolne peegel, kui sa ikkagi oled sõiduteel ja sõidad 21,5 kilomeetrit tunnis, siis vasakpoolne peegel oleks nagu elutähtis asi ja vaat seda neil ei ole. Et mina ka loomulikult, kui ma taga sõitsin, ma ei läinud taga sõiduteele, ega ma idioot ei ole. Et selles mõttes, kui ma sõidan 21 kilomeetrit tunnis, ma ei lähe ju Nõmme Mäkke sõitma sõiduteele või sealt alla sõites siis 30-ga. Nii et fakt on see, et ma sõidan siin ongi nagu see häda, et see on mõlemat pidi ohtlik, eks ole, et ühtepidi on see, et nagu mina olen sellest aru saanud, siis sellega peaks nagu sõitma ikkagi sõiduteel, vähemalt mitte kõnniteel, eks ole, mis on nagu elu ohtlik nii nendele sõitjatele kui ka võib-olla
selle mopeedi tagasõitvale autojuhile, eks ole, vähemalt nagu õnnetus hüüab tulles seal. Ja teistpidi, kui nad suunata siis tõepoolest kõnniteele, siis noh, ta on ju ikkagi suurim ja raskem kobakas kui tõuks, eks ole, ja selle sama kiirusega õnnetus on seal ka nagu palju rängem sel juhul. No vaat see on natukene, eks loomulikult on nagu võib-olla otseselt raske vaielda. Et ma väidaks, et sõitja jaoks on ta kindlasti ohutum, et noh, tõuks on see asi, millega ikkagi tehakse ju lollusi ja sõidetakse ennast, noh, sõitja sõidab ikkagi tõuksiga ennast reeglina katki, et enamik õnnetusi on see, et tõuksid EMO-sse juhtuvad just nagu need, kes siis neid juhivad, tõuksi piloodid on need, kes lähevad katki. Aga sellega sõites kahtlemata on see kõik ohutum, sa võid lasta ka ühe käe näiteks lahti või noh, ta on ikkagi stabiilne, nagu ka jalgratas on. Aga noh, loomulikult, kui ta kaalub 50 kilogrammi, noh, see on raskem kui tõuks, 40 kilo või pluss. No 50 kilo on 2 korda raskem kui tõuks, eks ole. No seda küll jah, aga noh, kui sa võtad nagu kilogrammide mõttes, võib-olla mõni kogukam inimene kaalub ka palju rohkem kui teine. Et selles mõttes ma ütleks, et kui ta sõidab 21 kilomeetrit tunnis, sõidab kellelegi otsa ja kaalub nüüd 50 kilo, et nüüd võivad kohe teadlased arutada, et kui tõuksi peal on juhtumisi kergem inimene ja sõidab 25 kilomeetrit tunnis, et kumb siis rohkem haiget teeb. Ma isegi ütleks, et võib-olla see kineetilist energiat on kokku sellel kergemal tõuksikomplektil rohkem kui sellel 50 kilosel, kes sõidab aeglasemalt, sest ta sõidab aeglasemalt. Nii et noh, ausalt mina nagu siin ei näe väga seda kohta, et nüüd need on nüüd jube ohtlikud ja kiiremad tõuksid on nüüd jube toredad kõnniteedel. Ei ole, nad kõik on kõnniteedel selline soga, et mida vähem neid seal oleks, seda parem. Aga loomulikult neid nüüd on rohkem, et noh, jah, nii see on, et mina pigem ütleks küll, et neid seadusega praegu ajada sõiduteel on ka täiesti jabur, pigem oleks see lahendus selle koha peal, kus meil ongi neid tähistatud jalgrattaga märgistusega, kas siis segateid või noh, nii-öelda neid mis iganes jalgrattaradu ja teid rohkem, et nad saaksidki seal sõita. No, jah, see on täiesti omaette teema, eks ole, omaette probleem. Et ta on kummaline aparaat, mina ei oleks ta peale üldse tegelikult nii tige. Pigem ma olen nagu tige selle seaduse vaakumi üle, kuhu ta on nagu kukkunud ja võib-olla olen ka natukene siis imestunud selle üle, et tal ei ole neid peegleid küljes, mis peaksid tal küljes olema. Aga muus osas sõidu mõttes ja kõige mõttes on täitsa tore aparaat selliste lühikeste maade sõitmiseks. See on ise küsimus, miks teda üldse vaja on. Et minust nagu kohaliku elanikuna Tallinnas, no ma ei tea. Kohaliku elanikuna ma mõtlen, et mina olen selline jalgrattausku inimene, et ma hea meelega vahetaks, viskaks ära kõik need tõuksid ja mopeedid, mis meil siin tänavatel on ja paneks sinna asemele sarnased elektrijalgrattad, nagu Boltil need mõned rohelised on siin Tallinna tänavatel, kus on sadul ja samas saad sa sellega sõita siis nii elektri jõul kui vändates kiiremini kui tõuksiga, see on ka turvalisem, sest ta on ikkagi suur jalgratas, mida on lihtsam juhtida, eks ole, seda on stabiilsem. Või noh, teine asi, ma ei tea, kas see, võib-olla see ei ole hea mõte, aga lihtsalt ka mõte, et kui te juba toote rendiks mopeedi, noh, see on nüüd pisimopeed. Tooge päris mopeed. Täpselt, pange talle peeglid ja suunatuled külge, ta sõidab kuni 40. Laske tal 45-ga sõita, eks ole, või mis iganes see kiirus on. Just laske tal 45-ga tänaval või autoteedel sõita. Ja okei, ta ei tohi siis sõita sellel segateel, aga tasub ka muide mainida, et mida ka paljud ei tea, võib-olla õnneks, et mopeed kui selline tohib sõita ka sellel jalgrattarajal, jalgrattateel ehk sellel teel, kus tohivad sõita ainult jalgrattad, seal võib sõita ka päris mopeediga. Nii et see on imelik. Ja nii see seadusest mina välja lugesin, et põhimõtteliselt kui te näete siis sellist teed, kus on ainult ratturid lubatud sõita, siis seal võib sõita ka päris mopeediga, kus me täna neid väga palju ei näe. Aga selline elektriline päris mopeed, no miks mitte, siis ma kui saan, sõidan seal, kui ei saa, lähen sõidan autoteel ja kui seal on ikkagi küljes päris peeglid ja asjad, mida muide siis nõuab ka seaduses nõutakse seda, eks päris mopeedil peavad olema siis suunatuled, peavad olema peeglid, kõik muud asjad kenasti küljes, pisimopeedil ei pea. Pisimopeedil ongi piisab seal ainult mingitest helkuritest kuskil külje peal või ees ja taga. No jalgratas ühesõnaga. No jah, et see pisimopeed on nagu natuke selline kaherattaliste rollerauto, mulle tundub. Ja muide siin üks huvitav nüanss oli ka see, ma küsisin ka nende klienditoe käest, ma üritasin nagu aru saada, et miks kuradi pärast ta üleüldse on siis nagu pisimopeed, et miks ta ei ole teil kergliikur, et kui ta sõidab 25 kilomeetrit tunnis ja on väiksem võimsus kui 1 kilovatt, et miks te üleüldse olete registreerinud selle nagu pisimopeediks, et kui oleks ju kergliikur, siis ta ju võiks sõita seal kõnniteel, aga tundub, et iva on selles, et seal peal on nimelt sadul, sest definitsioon meie seadusandluses ütleb seda, et kergliikur on selline, kus sa seisad siis püsti, kus ei ole sadulat, mis siin on ka toonud selliseid kummalisi absurdsusi, et kui tõuksi omanik paneb omale sadula,
siis tõuks ka ei ole enam kergliikur. See on tõsi, jah. Siis on ta kohe pisimopeed. See on kogu see segadus siis segaselt kokku võetuna, mis nendega on. Aga kui kõik see kõrvale jätta ja liikluses temaga ellu jääda, on ta kindlasti mugavam ja mõnusam sõiduvahend ja samas aeglasem ka, mis tähendab, et sa kukud vähe aeglasemalt kiiruselt ja seal on igasugused konksud kottide jaoks ja korvid ja mida iganes. Nii et tegelikult tore aparaat on ta kokku võttes, nii et mina pigem ütleks, et võiks need tõuksid siit kõik kokku roobitseda ja olekski mõned sellised punased pisimopeedid siis lasad olla, et sellega võib-olla isegi siis mõnikord, ma ei tea, mingil ebaselgel põhjusel võib-olla sõidaks, aga sellise pisikese rattalise tõuksiga kusagil auku kinni jääda, ma ei tea, et see tundub mulle kokkuvõttes isegi nagu halvem mõte. Tõmbame siis kokku selle tõukeratta, mopeedi, kerg- või kirgliikuri jutu, sest et eks aeg annab arutust, kui palju me hakkame endaga sõitma ja kas siin läheb suuremaks laamendamiseks või inimesed ikkagi sõidavad tõesti õigel teel õiges kohas või mitte. Ja räägime sellest edasi kindlasti järgmistes saadetes ka. Aga läheme uue teema juurde. Meelis, sa käisid hiljuti mingisuguses kohas, mida sa nimetasid Samsungi maailmaks, World of Samsung. Mis see on ja mida sa nägid ja miks see peaks meile ja meie kuulajatele korda minema? Jah, et käisin siis Samsungi kutsel ja nende kulul Saksamaal sellisel üritusel, mille nimi oli World of Samsung ja see on siis selline, ma ütleks, et tooteesitlus, mis keskendub siis audiole, videole, siis teleritele, kõlaritele ja kodumasinatele, kõigele sellele, mis ei ole siis nii-öelda Samsungi mobiiliäri või siis nii-öelda see mobiilse divisiooni asjad. Ja see on näidati päris huvitavaid asju ja loomulikult esimene asi, mida kõik kohad täis oli ja nagu uksest sisse astusid või tegelikult juba enne uksest sisse astumist tervitasid suured sildid, kus nad ütlesid, et AI kõigile, ehk siis AI-d oli kõik kohad täis, seda oli rohkem võib isegi oleks võinud oodata ja loomulikult nagu kuhu vähegi võimalik sinna ka AI sõna ette sai pandud. Aga mõnikord on sellest ka päris palju kasu, ma tegin seal ka Samsungi tippjuhtidega paar intervjuud, mille ma ei ole veel tekstiks vormistanud, varsti saab nüüd ilmselt Geeniuse veebist lugeda, aga ka seal ütles mulle siis Benjamin Brown, kes on Samsungi Euroopa turundusjuht, et nende eesmärgiks on siis Samsungi eesmärk, siis tema isiklikult toetab seda väga, on siis AI demokratiseerida, ehk siis tuua see võimalikult paljudele inimestele ja palju võimalikult nagu suurele seltskonnale, eriti sellistele inimestele, kes võib-olla ei tea päris hästi, mis asi AI on ja mida sellega tehakse, kuidas see süüakse ja siis pakendada see nagu selliseks, et inimestest päriselt kasu oleks, mitte ei oleks ta lihtsalt nagu sõnakõlks, eks ole. Ja otseselt ma seda küll ei küsinud ja ega ta seda ka ei öelnud, aga kuna see demokratiseerimise jutt käib, siis võib-olla sellest äkki välja lugeda seda, et nad äkki ei hakka ikkagi AI asjadest nagu eraldi raha küsima, nagu siin vahepeal telefonide puhul räägiti, eks ole, et eks siis paistab seda, see muidugi kindel ei saa olla. Aga et AI-d oli palju ja võib-olla põhiasjad, no kus nüüd uued asjad, mis olid, mis tegelikult siin talvel juba näidati ka Ameerikas, aga nüüd sai neid nagu oma silmaga näha ja oma käe katsuda, oli siis teleritesse tuleb, eks ole, AI toel pildiparandus ja AI tõlked, ehk siis see tõlked olid täitsa huvitavad. Loomulikult siin on jällegi see häda, et meie kui väike riik ja väike keel, et ega meieni need eesti keele tugi nende asjade puhul niipea ei jõua, aga täiesti nagu... See on väga huvitav, sest see AI tõlge peaks just tähendama, et sa ei pea nagu käsitsi väikese keele toe jaoks palkama mingit tõlke, vaid et sul on tõlkemootor, on ju. Ja ma arutasin nendega seda ka ja nad ütlesid, et need võtavad ikkagi aega, et näiteks see Benjamin ise, eks on rootslane, ta ütles, et ega need probleemid puudutavad ka rootsit ja rootsi keelt, eks ole, et ta ise nagu väga tahaks, aga paratamatult suured keeled saavad eelised, ütles ka nendega on suuri probleeme, et ta tõi siin näiteks ma ei tea, kas on maailmas suuruselt mingi 3., 4., 5. keel on araabia keel, et seal on nii palju erinevaid dialekte ja erinevaid nagu kirjutusviise, et juba selle nagu lahti hakkimine võtab nagu niivõrd palju aega ja see on niivõrd keeruline, et rääkimata siis väiksematest keeltest. Ideaalne töö AI-le. Jah, aga parandage nüüd, kui ma eksin, et Google teeb seda juba ammu ja ma saan ju YouTube'is sellist Translate'iga masintõlget eesti keeles. No natukene saab jah, aga mitte võib-olla väga hästi, aga ühesõnaga üks point on ka selles, et Google, eks ole, virutab sinna taha oma serveripargi. Aga kui sa tahad seda teha, ma ei tea, saksa keelest eesti keelde telekas, siis telekas peab sa suutma teha kohaliku telekakiibiga. Offline. AI toimib selles kohalikus seadmes, hoopis teised nõudmised ja ressursid loomulikult. Aga kas see AI tõlge on nagu
helitõlge, et see peale lugemine on siis ja seal ongi üks piirang on praegu see, et see saade peab toetama subtiitri kanalit, eks ole, subtiitri tugi. See ei lenda jälle Saksamaal, nad tahavad, loeks peale Dieter sinna oma keeles. No ilmselt tõlget on, võib-olla tuleb ka see kunagi, aga ma arvan, et subtiitriks on praegu seda lihtsam teha. Aga fakt on see, et nad sellega tegelevad ja see töötas üsna hästi, vähemalt saksa keelest hispaania keelde, ingliskeelsest saksa keelde. Kas ma saan siis nüüd õigesti aru, et Samsung teeb seda tõlget täiesti interneti vabalt teleris, seda audio. Mina saan aru, et teeb seda teleris, ma võin eksida muidugi, aga mul jäi selline mulje jah. Ja teine asi, mida näidatis, mis on samamoodi, oligi see AI pilditöötus, seal muidugi võiks öelda, et see vahe on nüanssides ja seda on kohati nagu raske aru saada, aga mõnes kohas tundus see pilt tõesti parem. Nüüd omaette küsimus, et palju see tegelikult siis on kasu sellest AI nimetusest ja palju tegelikult on seal ikkagi see kiibid ja algoritmid, mis tegelikult seda asja teevad muidugi hästi, et pildi ütles Samsung alati väga tugevad. See on. See pilditöötlus, pildiparandus on siis, ütleme, tänapäeval ei ole analoogsignaal, mis on hägune, vaid pigem on see resolutsioonide üles. Jah, värvid ja detail ja HDR, kuidas nagu varjud välja tulevad kuskil keerulises kohtades, eks ole. See oli näinud, võrdlesid ka, eks seal oli hästi palju oli selliseid kohalikke eksperte, kes olid isegi Koreast kohal lennanud ja näidati siis näiteks eelmise aasta mudelid selle aasta mudeliga võrreldes ja konkurendi mudelid, kelle nime meile muidugi ei näidatud, see oli ära kaetud koos võrreldes Samsungi mudeliga ja. Kas see oli koosnes kaks kleeps oli seal peal, üks oli L-i kujuline kleeps, see oli G-kujuline kleeps või? See võis olla nii, aga kuna ma seda ei näinud, siis me ei saa seda kinnitada ega ümber lükata, nii et meile ei öeldud seda, mis konkurent on, aga see on kõige tõenäolisem variant, eks seda. Ja seal olid vahed tõesti olemas, kuigi need vahed ei olnud nagu väga suured, aga kui me teleritest juba räägime, siis kaks asja, mis mulle nagu silma jäi teleri maailmast, mis mulle muljet avaldus. Esimene asi oli siis see, 3 asja tegelikult, oli frame telerid, mida me teame, eks ole, mis näitavad kunsti, on sellise mattpinnaga ja sel aastal on see uus Frame Pro seeria, mis on nüüd pannud sinna telerisse tavalist leedide asemel minileedid. Endiselt ei ole küll frame teleritel tagant valgustust, on äärevalgustus ja need minileedid on ka siis äärtes või alumises ääres. Aga nad näitasid meile siis sellist väga-väga tumedat stseeni, mis toimus nagu pimedas, väga pimedas, koht pimedas praktiliselt. Ja pandi kõrvuti siis vana eelmise aasta frame ja uus frame. Ja seal oli vahe ikka metsik, sest et selle eelmise freimi pealt polnud selles stseenis praktiliselt mitte midagi näha ja uues oli nagu kõik väga üsna selge. Ja seal demo tegev inimene ka siis võttis puldi ja näitas, et mõlemal on pandud eredus põhja ja mõlemal tuleb asi samast allikast ja ühesõnaga näitasid, et me nagu ei peta, vaid see ongi päris siuke vahe, eks ole. Ja see vahe on nagu drastiline. Et nad on saanud selle freimi ikkagi päris heaks. Ja teine asi, mis siis tegelikult puudutab telerid ekraane, on ikkagi see uus F-seeria selle aasta OLED teleri mattekraan, mis on peegeldust vähendab ekraan samamoodi nagu on ju Samsungi S25 Ultra telefoni näiteks, et nad ei ole sama tehnoloogia küll, aga ta mulje on nagu sarnane, et see drastiliselt vähendab, kui su kodus on mingid lampid laes või mis peegeldavad ekraani, ta vähendab seda ka meeletult, teeb selle pildi vaatamise palju mugavamaks ja lihtsamaks, et see on nagu päriselt innovatsioon, mida ma tahaks kodus näha, et see ei ole nagu siuke, ma ei tea, AI võib olla siuke sõnakuliks, aga see on nagu reaalselt reaalne asi, eks ole. See on väga tore asi, mis sa mainid, et tõesti hästi pakiline ja eluline probleem, kui sa mõtled selle peale, et ilus suur telekas ja näitab head pilti, aga siis sa näed sealt oma tuba ka, mis peegeldab. Ja kolmas asi, mis nagu ka mulle muljet avaldas, muidugi ei ole seda ise testinud, ei tea, kui hästi tegelikult töötab, peab uskuma Samsungi juttu, aga neil on siis One Connect box, millega klient on kindlasti kursis, siuke pisike karbike, kuhu käivad sisse antennikaabel ja kõik HDMI sisendid ja muud asjad. Ja mis siis vanasti jooksis, eks ühe kaabliga telleri külge ja sa ei pidanud nagu seina peal oleva tellerile tunnikud kaablit külge panema. Ja nüüd on neil uus juhtmevaba One Connect box, mis on kõvasti väiksem kui eelmine, sest et sinna ei pea enam toide või teleka toide ei pea sealt läbi jooksma. Toodi jaoks telekas eraldi, aga see on nüüd Wi-Fi 7-ga töötab juhtmevabalt niimoodi, et sa ei pea teleriga peale toitu ühendama ühtegi teist kaablit, kõik töötab juhtmevabalt. Ja nad ütlevad erinevad konkurentidest, siin võib jälle L-tähega konkurenti meenutades minu teada on ainus või vähemalt mulle ei tule ühtegi teist meelde, kes sellist juhtmevaba lahendust kasutaks. Et erinevalt konkurendist võib Samsungi see One Connect box olla
ta ei vaja otse nähtavust, ta võib olla su kapis näiteks teleka all peidus või kuskil, et sa ei pea nähtavuse piires olema. Eelkeel oli pidi see olema nii, et sa ei tohtinud ise seal ees seista ja ta vajas otse nähtavust. Ja suudab siis edastada juhtmevabalt telerisse kuni 8K 120 Hz pilti kuni 10 meetri kauguselt. Nii et, ja see töötas nagu vähemalt see demo režiimis väga hästi, et see on, et kui sul on nagu ikkagi telekas, kas on sama frame, mille sa tahad selja peale panna, seina peale panna, siis see on nagu tõesti reaalne eelis, sest et sul on võib-olla sinna seina sisse oled sa kuidagi moodi pannud juba voolupistikuga, see on kõik, mis sul on, eks ole, ja sa pead muretsema sellest, kuidas ma HDMI signaali sinna saan, kuidas ma võrgu sinna saan või mingid muud asjad, eks ole, et see on, noh, kui see tõesti päris hästi töötab nii, nagu see näidati ja pole põhjust kahelda, et nii hästi töötaks, siis see on tõesti suur innovatsioon ja see tuleb siis uuele Frame Prole ja uuele OLED-il ja kangematele tippseeria QLED-idele ka. Et need on nüüd telerite sellised asjad, mis mulle sealt silma jäi. Kui me räägime nüüd audiost, siis seal on ka paar asja. Esimene asi, ma sain oma silmaga näha, oma kõrvaga kuulda siis seda uut QS700F soundbari, mis on jällegi, noh, Samsung ütleb, et tegemist on AI-ga, võib-olla tõesti, võib-olla mitte, aga igal juhul tegemist on siis sellise soundbariga, mis siis suudab või on lame, ehk siis teda saab panna lamedana seina peale nii-öelda püstis asendis, mis ta ei ole siis nagu seinast kaugemal väljas kui teler või mitte eriti kaugemal väljas. Tänapäevase soundbari saab ka seina peale panna, kas ta jääb sellise riiuli moodi või ta nagu ulatub seinast väga palju ette, et see ei ole nagu väga ilus. Ja see QS700F on selline soundbar, mis siis töötab nii lamedana laua peal kui ka püstisena seina peal ja mingi AI põhised algoritmid saavad siis aru, et kummas asendist on kürodega ja oskavad siis seda heli tuunida vastavalt sellele, kuidas soundbaris asetseb ja see heli peaks olema nagu sama või efekt peaks vähemalt olema sama ja ta tõesti töötas hästi, vähemalt siin seal koha peal kuulates, eks ole, võib-olla kodus on muidugi natuke teine, kuna ruum on teine, aga see, ma ei ole nagu konkurentidel väga näinud nagu sellist niivõrd universaalset ja igatepidi ruumi hästi ära sobituvat soundbari. Ja teine asi, mida nad tegid, siis eelmine aasta ma siin testisin 990D soundbari, mis on Samsung kõige kangem, mis on üllatavalt hea ja millest ma siin ka rääkisin, siis selle aasta F-seeria on küll väga sarnane, aga on teinud ühe suure muudatuse, nad on teinud subwooferi palju madalamaks, veidi kandilisemaks ja tundub, et heli ei ole mitte järeleandmisi teinud, vaid on veel paremaks teinud see uue supaka, kuigi supaka nagu maht on poole väiksem, noh, ta võtab kõvasti vähem ruumi ja ta peaks mahtuma ära ka kuskile väiksema diivani või suurema diagadega diivani alla või kuskil niimoodi, et ta on nagu üllatavalt hea heliana suutnud pisikest subwooferist välja võluda, et see oli ka nagu üks muudatus. Ja audio poole pealt on üks tarkvara muudatus ka, mis on siis see, et Music Frame, mida ma siin suvel testisin ja rääkisin, et kõik on tore, aga ei saa ühendada stereopaariks ja ei saa panna tagakanaliteks ja ei saa panna ka telerile soundbari asemel siis kahekõlarina teleri kõlvale esikõlariteks, siis nüüd on tulemas või on juba olemas tarkvara uuendus, mis lahendab ära selle, et saab panna 2 Music Frame'i tagakõlarites, kui sa tahad taha endale ilusamat disaini lahendust, mitte neid 2 kopsikut, eks ole. Ja saab panna ka siis soundbari asemele telerile vasakule ja paremale. Ainus häda on see, et stereopaarina muusika kuulamiseks endiselt kasutada ei saa ja selleks, et teleriga ühendada või selleks, et neid kasutada siis tagakõlaritega või esikõlaritele, peab see olema ühendatud Samsungi toetatud teleriga, et ta ei saa nagu töötada ilma või konkurentide teleriga. Aga vähemalt nad on teinud nagu tarkvara arenduses ikkagi nagu midagi edusamme ja seal asjad nagu jooksevad ikkagi, mõeldaks selle peale ka. Okei, enne kui me läheme veel tõmbame saate kokku, Glen, ma saan aru, et sina olid ka oma varba otsaga Samsungi maailmas, oled olnud midagi? Minul oli pikemalt proovida Samsungi S25 Plus telefon, me oleme ultrast pikalt rääkinud ja ega sellest S25 Plusist ei olegi midagi muud rääkida kui see, et ta on imevähe parem telefon kui oli S24 Plus ja pigem võib-olla ma oma selle kogemuse nii palju, kui ma siin temaga rääkisin, tõmbakski kokku niimoodi, et kui ma ei oleks aru saanud, et see on S25 Plus või teadnud
siis ma tegelikult poleks sellest üldse aru saanud, et erinevused on ikkagi nii marginaalsed, et kui sa noh niimoodi nagu tõesti võrdled, paned nad nagu kõrvuti. Akumahud on samad, eks ole, kaamerad on samad, suurus on 0,1 millimeetrit õhem ehk et minu vana S24 plussi kate, mida kännukas mulle andis. Ja, et seesama kate või ümbris, mis käis siis S24 plussi ümber, läks ka täpselt sinna ümber, et see juba näitab, et noh, et isegi kui paberi peal on mingisugune teoreetiline paksuse erinevus, siis praktikas no, seda ei ole näha. Tõesti, ta on ju teise protsessoriga, tal on see Elite, mis iganes see on, Snapdragon 3 Elite, mis see kangem protsessor on. Nii et ta on mõnes mõttes, vabandust, Snapdragon 8 Elite, et eelmises oli vist Snapdragon 8 Gen 3 või kui ma nüüd terminoloogiast täpne olen. Nii et seal on loomulikult mingi erinevus, aga no, ma ei ole kahjuks selline sarimängur, et ma ei saanud nagu väga palju aru, kas siis minu frame rate kuidagi mängudes on parem või halvem. Et tal on ka aku vastupidavus marginaalselt suurem, olgu et aku on sama 4900 mAh, aga tõesti võib-olla siis peab kauem vastu, aga no minul oli harjumus niikuinii laadida telefoni siis, kui ta vajab nagu laadimist ja ma ei saanud ka praktikas ausalt mitte kuidagi aru, tal on parem Wi-Fi 7, uuem Bluetooth ja võib-olla siis no selline, ma ei tea, kui see kedagi huvitab, kes juhtmega ei lae, vaid tahab seda Qi standardit, siis on tõesti selle S85 ja S85 plussil on siis see Qi, kes 2.1 vist, mis siis teoreetiliselt võimaldab nüüd seda magnetika ümbrist, et noh, sa ei saa küll otse siis panna seda laadijast klõpsata telefoni taha, aga siis kui sa paned selle ümbrise sinna ümber, siis sa saad juhtmega valt laadida ja juhtmega laadimises samuti on ta muutunud universaalsemaks adapterite mõttes, et kui vanasti oli seal 5 amprine süsteem ja oli Samsungi laadijad, siis nüüd on 3 amprine kaabel, 45 vatti ikka, aga ta sobitub siis rohkemate laadijatega on sellised teoreetilised aspektid, aga ma tahaks selle jutu lihtsalt võttagi niimoodi kokku, et ilmselgelt keegi, kellel täna on S24 pluss, no ma ei näe küll ühtki põhjust, miks ta peaks täna tormama S25 plussi järgi, et pigem isegi, kui sul on ma ei tea, 22 või 3 või midagi veel vanemat, et siis ilmselt on ta võib-olla mõistlik upgrade, et tundubki, et võib-olla selline 4 aastat võiks olla nagu see aeg, kus sa võtad nagu rahulikult, et ostad selle telefoni ära, 4 aastat ei juhtu enam midagi. Ja siis lähed poodi ja vaatad, mis on juhtunud, sest kui sa vaatad täna hindasid ka, siis ausalt öeldes Elisa, kes veel pakkus siis ka S24 plussi, ma mujalt väga ei leidnudki, no Teliast paistis, et on vist ära lõppenud, vähemalt tollel hetkel oli, siis see hinnavahe oli ka täiesti marginaalne. S25 pluss, kas oli 1069 või 1059 ja S24 pluss 999. Isegi seal nagu ma ei saa öelda, et minge nüüd täna ostke siis, kui te täna lähete ostma nii-öelda upgrade'i ma oma 23 või midagi veel vanemat, siis tasuks pigem võtta juba 25. Ehk et ei saa nagu öelda ka, et selle 4 hind on kuidagi väga nagu kukkunud, eks ole. Nii et selline segane kokkuvõte, et kaamerad on kõik samad ja telefon on tegelikult väga hea, täpselt sama hea nagu oli eelmine telefon. Et ma ei teagi, kui nüüd järgmine tuleb, et siis võib-olla on, ma ei tea, erinevused veel väiksemad või suuremad, AI-d on seal võib-olla siis rohkem, aga ma ei saanud väga täpselt aru küll, miks ma peaks seda kasutama, sest eesti keelega on ju ikkagi endiselt see lugu paha ja kasutajaliides ja soft on ka 25 ju uuem, aga küll see jõuab vist 24 ka, et ma nüüd ei tea, kas ta on jõudnud, aga peaks äkki jõudma. But selline on siis minu pikk kogemus väga igava upgrade'iga, mis tähendab, et S25 pluss on väga hea telefon, kui teil juhtumisi on väga vana Samsung, siis minge ostke see S25 pluss ära ja siis on järgmised 4 aastat hooletusest, et 7 aastat on ju tarkvara tugi, nii et kõik on väga hästi. No selge, selline ta on ja ei üllata tegelikult arvestades, et need põlvkonna vahetused telefonis on ikkagi sellised tõesti juuksekarva võrra erinevused. Aga lõpetuseks korraks kiikame ka kirjakasti, meile sinna ikka pudeneb regulaarselt teie kirju, need on väga toredad ja huvitavad. Meil on siin mõni, mis on pikemas menetlemises, aga praegu ma võtaks ette ühe kirja Meeliselt. Meelis kirjutas meile, et olen teie saate iganädalane kuulaja. Aitäh, Meelis. Meelis jätkab, teil oli juttu auto multimeedia uuendamisest ja Meelis kirjutab, et tema läks lihtsamat teed, ostis 25 euroga ekraani, mis toimib kui Android auto, Apple CarPlay juhtmevabalt ja heli tuleb sellest seadmest autokõlaritesse läbi sisseehitatud FM transmitteri. Meelis kirjutab veel, et ta oli alguses väga skeptiline selle lahenduse osas, aga ta on meeldivalt üllatunud, töötab väga hästi, ei venita ega midagi. No me kõik oleme vist väga skeptilised, kuigi Meelis ütleb, et töötab hästi, aga
mina ei ole veel kuulnud, ma olen ilmselt vähem kuulanud neid kui Glen, aga ma ei ole veel kuulnud ühtegi FM transmitterit, mis vähegi normaalselt häält teeks. Ma tahan öelda, et äkki see FM transmitter on tõesti täiesti sobiv, kui sa kuulad navigatsiooniseadmet, et läheneb kiiruskaamera pööra paremale, selleks polegi muud vaja. No aga siis peab sul auto olema kogu aeg häälestatud selle kanali järgi, et selle FM transmitteri loogika on ju siis selles, et sa valid mingi suhteliselt sellise hõredasti asustatud FM sageduse ja siis seesama ekraan hakkab sulle selle sama sagedusel saatma. Aga see probleem on see, et enamik vähemalt uuemate autode või ilmselt ka vanematel autodel on antenn ikkagi väljaspool, mitte ei ole salongis. Ja minu kogemus FM transmitteriga, see jääb küll tõesti vist täna juba vaatad aastakümnete taha. See oli ikka nagu pehmelt öeldes halb, see oli mingi iPodi ajastu. Ja siis ma ka ühendusin oma tollasesse autosse selle läbi FM transmitteri, aga mul oli kogu aeg häda, et mingi sagedus ei sobinud, aga see selleks, võib-olla tõesti on Meelis leidnud sellise maagilise sageduse, kus see töötab, aga teine asi, mis võib-olla märkimist väärib, on tõesti see hind, et kui me eelmises saates ju pikalt sellest rääkisime ja mulle öeldi siis meie saatekülaline või mitte saatekülaline, aga saatetegija Meelis ütles meile, et me ju rääkisime sellest, aga mina olin vist nii palju ajameelne, et ma täpselt ei saanudki aru, et me nendest ekraanidest rääkisime, et iseenesest see ekraan kui selline, mida siis mainib meile kirjutaja Meelis, on täpselt tõesti siuke odav lahendus, et sa panedki ainult selle ekraani, millega ühendub sinu mobiiltelefon. Tema versioonis veel see ekraan ei olnud siis nii-öelda kruvitud sinna sinu auto esipaneeli külge, vaid kinnitus lausa iminapaga klaasi külge, sa ei pea nagu midagi lõhkuma ka. Ta saab toidet, kui sa tahad siis sellest nii-öelda vanast heast sigaretisüütaja august või siis kuskilt toiteaugust, et ta saab väga nagu lihtsalt lisada ja ta ühendubki siis puhtalt sinu seadmega, mobiiltelefoniga siis ainult CarPlay või Apple, CarPlay või Android auto kaudu ja heli väljasaamiseks on seal tegelikult reeglina ka juhe, et sa ei pea kasutama seda FM transmitterit, kui sul on autol vähegi stereo lauks ja sisend, et siis see juhtmega saad sa ilmselt parema kvaliteedi. Nii et lahendusena on see väga okei mõte ja ma täitsa vabandan enda ja meie kuulajate ees, kui me sellest niimoodi rääkisime, et mina aru ei saanud. Võib-olla rääkisime sellest väga põgusalt, aga ma tahaks just jõuda ka selleni, et mina siin paar aastat tagasi uurisin, täitsa mõtlesin, et äkki võiks hankida endale ühe sellise, uurisin neid ja mina jõudsin järeldusele erinevaid ülevaateid ja YouTube'i videosid vaadates, et ikkagi nagu korralik maksab palju ja seal on nagu ikkagi see turg on päris aktiivne ja neid tegijaid on piisavalt ja on ka sellised, kes on nagu ainult sellist tüüpi asjadele spetsialiseerunud firmad. Ja ongi, et lihtsalt siis ekraanid erineva suurusega, erineva kvaliteediga ja nagu Glen ütles, siis tegelikult osad on sees, kus käib siis auks kaabliga ühendus lisaks FM transmitterile või selle asemel ja on ka tänapäeval uuemaid ja kallimaid on sellised, kus on siis 2 kanaliga Bluetooth, eks üks võtab siis selle Bluetoothi nii-öelda telefonist vastu ja tekitab selle Android auto või CarPlay signaali ja teine saadab siis Bluetoothiga heli su olemasolevas autos stereosse. Just. Ehk siis ka need on muidugi juba siuksed ikkagi mõne paarisaja 300 eurosed lahendused. Ja täna selle jutu peale ka helistasin meie eelmisele saatekülalisele Urmasele siis Audiositist ja ka küsisin, et kuidas kommenteerid ja tema ütles ka, et ta kommenteeribki nii, et see on lahendusena täitsa okei, et nendel kallimatel on ka olemas muide siis sõidusalvestid. Ütles, et nendest võiks täitsa eraldi millalgi võib-olla pikemalt rääkida, ehk et seesama ekraan siit tagaküljel ka sisaldab kaamerat, mis siis salvestab sinu sõitu ja teeb kõiki neid asju. Videoregistraator. Videoregistraator just, aga ütles ka, et ikkagi sellised, mida nemad ka seal pakuvad ja on paigaldanud ja kogemust on, et see 25 eurot tundub nagu täiesti müstiline, et kui see nüüd töötab, siis andku minna ja olgugi rõõmus, aga ütles, et tema kogemuses ka ikkagi 100 pluss peaks ikkagi vähemalt maksma, et seal nagu oleks asisem kvaliteet ja asjad nagu toimiksid. Nii et selle koha pealt siis võib öelda küll, et Meelis on saanud omale väga hea sellise hinna eest sellise asja, mis on tõesti nagu väga hea, sest et ma hakkan praegu mõtlema, et 25 euro eest vist täna ei saa enam mobiiltelefoni hoidikut ka naljalt. See on muidugi on meil kõigil ju ütleme erinevad ootused kogu helikvaliteedi viivituste ja selle suhtes, aga et sa saad 25 eurost toimiva asja, mis on sinu telefonikraani pikendus, et sa ei pea telefoni panema mitte armatuurlauale. Meelis saatis meile pildi, nii et tal oli tõestuseks oli pilt. Tegelikult ikkagi, nagu sa ütlesid, tänapäevast hindade juures sa ei saa 25 eurost midagi peaaegu. Kui Meelis sa meie kuulajana tahad jagada seda mudelit ka teiste kuulajatega, siis saada meile hea ka kiri jälle postkasti ja edastame info laiemale ringile. Aga
muus osas ütleme, et täna see saate aeg on meil täis tiksunud, meil on ühtegi mõttes ja keelel ja meelel veel ka järgmisteks kordadeks. Täna aga ütleme kõigile kuulajatele, osalejatele suure tänu ja oleme tagasi nädala aja pärast.